On sügisene pööripäev 2016. Minu jaoks on see 3. kord olla Raudallikal sügisesel pööripäeval. Minu selja taha jääbki Raudallikas, see ürgorg, kus põhjas siis väidetavasti maa all on suur ja väga võimas Voore linn, mis on siis sinna maa alla nõiutud koos Voore linna kuninga tütrega, kes ei tahtnud paraku Soome nõiale mehele minna ja karistuseks Soome nõidus selle linna koos kuningatütre ja rahvaga siis maa alla. Ja see kõik toimus väga-väga ammu. Mina käin siin igal pööripäeval vaatamas, kas Raudallikast paistab härjaike. Teadupärast siis kuldne härjaike on Raudallika sees ja see justkui kaitseb siis seda linna ja kes selle ikke sealt kätte saab linna ka vabastada. Hakkan alla Raudallika suunas astuma. Ohoo, tee on blokeeritud. Siia on kukkunud üks suur puu ette. Aga nagu kangelasele kohane, ületame takistuse. Siin on see auk, kuhu ma esimesel korral sisse kukkusin. Sügisese pööripäevani tegelikult mõni minut aega ja päike tuli välja ja väga ilus on. Täna ootas mind Raudallika juures üllatus. Keegi oli ohvrikivi peale raha ohverdanud. Eesti ja Euroopa raha. Need ohvrikivid olid iidsel ajal, olevat olnud siin allika kõrval, aga kui üks talumees otsis siit allikast härjaiket ja kaevama hakkas, siis need ohvrikivid olevat kukkunud allikasse. Ja 3 aastat tagasi kaevetööde käigus me siis võtsime ohvrikivid allikast taas välja. Võib-olla need mitu, võib-olla üks, kes seda ikka enam teab. Lõpuks olen ma siin kannatlikult oodanud, kuni sügis ongi kätte jõudnud. Valitseb täielik vaikus. Tere sügis 2016. Linn muidugi jäi ilmumata, oli väga vaikne. Ilm on muidugi suurepärane, aga jah, keegi oli ohverdanud. See on tore. Küsimus jääb õhku, et kui me siia ohverdame, et kellele me tegelikult ohverdame, siis et mis hääl see on?